lõpetanud üks üle aastate oodatumaid kontserte Paide linnas, dirigent Olari Elts. Kuidas jäite rahule saaliga, kõigega, mis toimus? No kontsert oli väga soe ja publik võttis meid väga ilusti vastu. Mul on väga hea meel, et Erso üle hulga ja sai Paides mängida just, et Arvo Pärdi sünnilinnas, tema juubelil siin mängisime Arvo Pärdi muusikat, et see on kindlasti ka Paide jaoks mitte ainult eriline, vaid ka kindlasti Erso jaoks väga eriline ja me ei tulnud mitte mingisuguse soojenduskavaga, me mängisime siin ikkagi natuke teist kava, kui me 2 päeva pärast Tallinnas mängime, et praegu siin ongi, läheme bussi ja homme hakkame kohe hommikul vara harjutama juba järgmiseks kontserdiks, et seetõttu kõik on juba siin bussidesse läinud. Üks volikogu saadik jõudis juba käia küsimas, et ohoo, et kas ersokad said nüüd ka teada, milline kõla siin on ja tahavad tagasi tulla? Kuidas sellest emotsioon on? Millise kava jaoks, et ütleme ausalt, et ega see Pärdi muusika jaoks nüüd parim koht ei ole, eks. Et kindlasti oleks see kirikus võib-olla veel paremini kõlanud või pigem paremini, et ma arvan, et kui järgmine kord teha, siis võib-olla neid musti matte ei maksa maha panna, et see kindlasti võtab kõla palju väiksemaks ja eks igasugused, mis seda kõla vähendavad, et kindlasti on see akustiliselt kindlasti siis palju veelgi meeldivam koht, et ega sellised võimlad ikkagi nii või naapidi ikkagi kontserdisaalid ei ole, et ikka ühel päeval selline väikene kontserdisaal Paides ju oleks ka tore lisaks kirikule. Kindlasti oli siin ka neid kuulajaid, kellele see oli kas esimene või esimesi kohtumisi Arvo Pärdi muusikaga sellisel moel. Mida tänasest repertuaarist soovitaks kodus internetist üles otsida, uuesti kuulata? Ma arvan, et teisi lugusid igasuguseid on mõtet üles otsida ja nii igasugustest erinevatest perioodidest, et igasuguseid ju lühemaid lugusid ja igasugused ja väga palju taljust on ju instrumentaalmuusikat ka varasematel aegadel kirjutatud ja Erso on salvestanud plaadi, mis tuleb välja meil aasta lõpus tõenäoliselt, selle nimi on Early Music, mille me siis veel lindistame, nüüd on puudu seesama 3. sümfoonia, mille me siin täna ette kandsime, et reedel me selle salvestame Ondini plaadifirmale, et seal on just need varasemad asjad, kus ta tegelikult oli ka ju omal ajal ka Eesti kõige avangardsem helilooja 60-ndatel, eks. Ja seal on väga huvitavaid teoseid, mitte ainult Eesti muusika kontekstis, vaid mis kogu niisuguses Ida-Euroopa kontekstis, tollase Ida-Euroopa kontekstis niisuguse Varssavi sügise Praha kevadne, mis olid kõige olulisemad festivalid 60-ndatel aastatel Ida-Euroopas, et selles kontekstis on väga olulised lood, et see 3. sümfoonia, mis me siin praegu mängisime, see on juba selline ülemineku lugu, et nendest varasematest asjadest võib-olla see Bachi kollaaž oli ainukene. Viimane küsimus Pärdi muusika kohta. Arvajaid on ju mitmesuguseid, on neid, kes ütlevad, et ongi 20. sajandi, nüüd otsapidi 21. sajandi kõige olulisem tegija, on neid, kes ütlevad, et ei saa küll aru, mille pealt nii kõrgelt hinnatakse meie heliloojat. Kõige õigem on küsida kogenud dirigendi käest, et mis on need põhjused? Jah, et mõistan, et tegelikult ega kunsti puhul üldse, et ega siin mingit rida siin nagu kindlasti teha ei saa, eks ju, et kes on kõige parem ja üks näite on see, et keda palju mängitakse, et Pärt on kindlasti maailmas üks mängitavamaid helilööjaid, see on statistika, mille vastu ei saa, et elavatest helilööjatest üks mängitavamaid helilööjad 3 esimese seas, ma arvan ikkagi veel ja seal mõju on, ütleme, üks kõlaliselt kindlasti palju laiem ka, mida me oleme ju kohanud mitte ainult Pärdi muusikat, vaid Pärdi-laadset muusikat on ju kirjutatud nii filmidele ju, kui ka erinevad helilööjad on kirjutanud, aga mis Pärti kindlasti siiani eristab, on see, et need teosed seisavad väga hästi koos. Arvo Pärdi teosed tänu sellele süsteemile, mis on tõesti maailmas unikaalne ja teist sellist süsteemi ei ole ja on väga palju erinevaid süsteeme ju välja mõeldud eriti 20. sajandil, kuidas kompositsiooni tehniliselt asju koos hoida, aga Pärdi süsteem on väga eriline. Suur tänu ja väga suur tänu selle eest, et Ersoga Paidesse tulite. Ka aitäh publikule!